Tere sõbrad! Täna teeme ära selle kauaoodatud elektriratta saate. Mis on vaja elektrirattaga sõitmiseks? Selleks on vaja akut. Selleks on vaja jalgratast, kuhu me paneme aku. Selleks on vaja kindlasti prille. Ja selleks on vaja kaaslast, kellega koos sõita. Päris hea sõit oli. Ikkagi 70 kilti on ikkagi 70 kilti. 70 kilomeetrit? Jah, praegu tegime tiiru ära, mul on veel 5 kilti sinu aru. Aga peab muidugi mainima, et ma tahtsin küll nüüd ülbitseda ja panna selle ratta siia seisma, aga kahjuks ma pean enda ratast praegu hoidma käes, sest et ta veel ei seisa ise püsti, vaata alguse asi. Aga näed, mina panen oma ratta niimoodi jala peale ilusti. Ja vaata, väiksed lapsed ka ei seisa ise püsti alguses. Et see on põhimõtteliselt samasugune ratas, aga räägime kõigepealt ikkagi siis sinu rattast, sellist asjalikumat juttu, sest seda saab igaüks täna osta kohe poest. Just. Sellega ei ole mingit probleemi just kui üldse pole. Ei ole, sellel põlevad ka tuled. Nii. Paned nupust tuled põlema. Nii. Ja seda saab X-Spordist osta. See on selline elektriratas nagu natuke teistmoodi kui sinu ratas. Ehk et see on elektrimootoriga ratas, mis siis annab jõudu, kui ma pedaalin. Ja kuni 25 kilomeetri tunni kiiruseni, siis ma saan seda jõudu. Peale seda ta kaob ära ja siis ma pean ise töötama. Ma mõtlen, siin ei ole siis üldse võimalustki gaasi või ütleme kiirendit mul ei ole. Jalad on kiirendid. Jalad on kiirendi. Just. Ma lihtsalt väntan ja tema siis minu väntamise järgi paneb mulle jõudu juurde. Kuni 250% paneb mulle siis jõudu juurde. Kuigi on olemas erinevad sellised moodid, ehk et on täitsa välja võimalik lülitada siis elektrimootori jõud ja 4 erinevat taset. Kõige kõrgem nendest on turbo, millega mina kindlasti sõidan. Sest alla selle pole mõtet, eks ole. Mootor on mitte üldse rummu sees, vaid ma vaatan, et kuskil mujal, jah? Kus ta üldse on? Siin? Just, siin pedaalide juures on. Selline mehaaniline ülekanne. Päntad ja jõudu tuleb. Küll, aga siis ei ole ilmselt pidurdamisel ei juhtu midagi. Tagasi. Ja sellel on lisaks olemas ka veel tegelikult rummu sees 8-käiguline kast. Ehk et kui ma ikkagi mäest üles lähen ja ma ei taha väga suure nagu jõuülekandega vändata ja ennast vaevata, siis ma saan ka nagu kiiremini jalgu liigutada. Kes tahab proovida, siis ka on olemas sellises kohas nagu City Bike'is võimalik rentida neid ja saab oma elektriratta kogemuse kindlasti kätte ennem, kui ta tormab seda nüüd kohe X-Sporti ostma. Vaatan, aku käib seal tagant niimoodi ära, et sa saad selle võtta klõpsti ära ja panna tagasi ja laadida toas, eks ole. Absoluutselt. Ehk et kui sa ei taha, et keegi su rattaga minema sõidaks, võtad aku kaasa. Tegelikult rattaga saab ära sõita küll, lihtsalt ei saa nii kiiresti ära sõita siis. Mingid tehnilised näitajad sind juhitagi, Glen, või? Ei no ütleme, et ma siin viisakuse pärast küsin, aga ikkagi see aparaat on ikkagi, see on ikkagi tõeline meeste ratas, eks ole. Just, sa taga mehiselt riides ka, nagu tsiklimees. Muidugi see on puhas juhus, sest ennem sõitsin ka mootorrattaga natukene ringi, aga see ratas siin ei eelda sugugi nüüd mingit tsiklimehe, ütleme, sellist varustust või kogemust. Mul ei olegi lube vaja, et sellega sõita. See liigub nii kiiresti, mul on niisugune tunne, et ma ei jõuagi sulle järgi nagu. Liigub, mis mõttes kiiresti, eks ole, liigub tegelikult ka 25 kildini tunnis, ütleme, kui me ikkagi reeglitest räägime. Aga? Ei, siin ei ole mingi taga. Ahsoo, okei. Lihtsalt sa sõitsid nii aeglaselt. Mul spidomeeter valetab võib-olla paar kilomeetrit. Jaa, aga mis on selle ratta puhul siis märkimisväärne? See on Eesti toode. Ehk et kui selle oled sa toonud sisse kusagilt kaugelt välismaalt, eks ole. Saksamaalt. Ja näiteks Saksamaalt on ju, siis see on puhas Eesti meeste toodang. Ja tegelikult ongi nii lihtne, kui ta peale vaadates paistab. 2 ratast. 2 ratast, taga on siin suur akupakk. Akupakis on 20 ampertunni. Mina mõtlesin, et see on mootor seal nagu. No näed, mootor on tegelikult siin ees. Nii et veab kogu seda asjandust edasi ikkagi esiratas ja hetkel ka pidurdab esiratas. Ja mida peab mainima, et miks ma seda kogu aeg käes hoian? Tegemist ei ole siiski veel nüüd sellise tootega, et ma lähen täna poodi ja kohe saan selle kätte. Et asi on arenduses. Jalga veel ei ole, et jalaarendus võtab aega natukene. Ja jalga ei ole tegelikult paljusid asju. Ei ole, eks ole, peeglit, ei ole porilaudu, ei ole ühesõnaga, kõik need asjad siia tulevad, on ju. Täna neid veel ei ole.
aga nad kohe-kohe juba tulevad. Kuidas ma nüüd ütlen, mina olen sellega ka suhteliselt vähe sõitnud, olgugi, et ma tahaksin praegu öelda väga ülbe näoga, et ma kogu aeg sõidangi sellega ringi. Aga esimene kogemus on ikka päris naljakas. Ma panin tähele kohati, et sa lasid ratta ringi käima, kui oli natukene liivane kuskil. Absoluutselt, et seda esirehvi võib ikka tsiklimehed lasevad nagu tagarehvi peeneks, siis elektritsiklimehed lasevad esirehvi peeneks, eks ole. Mulle tundub, et see võib isegi põlema minna. Aga siin on, ma saan aru, et jalad käivad siia ette sul ja siis kuidagi jalgad ei juhid ka, et võid käed lahti sõita vist. Eks tegelikult muidugi nüüd olekski see koht, kus ma ikkagi tahaksin sinu üle naerda, sest et sa ei ole selle rattaga tegelikult sõitnud. See ei ole sugugi mitte nali, et sa ei ole sellega sõitnud. Sa tegelikult ka ei ole sellega sõitnud. Mine sõida, mine proovi korra teha seal üks tiir. Vaata, mis tunne on, et kas sa kukud kohe pikali või sa ei kuku, et kas on meil lõbus. Ja muideks, ega ta ei ole väga kerge. Kas sa kurat siit ei saa hästi tõsta, ma ei tea, kus seda tõsta. Glen, kui raske see ratas on, oskad see on ikka nii raske, et minusugune kilu väga ei tõsta, umbes kaalub ilmselt sama palju kui ma ise, et ikka mingi 6-70 kilokandist tõenäoliselt. Kas ma nüüd lähengi sõitma sellega siis? Aga mine istu parem peale ja... Ma annan selle sama ratta võtme nii kauaks. Ja, ma hoian neid kindlasti kaasa. Glen, aga kas sa saad ka tulla nagu vanasti kokukatel, saad siia taha tulla püsti nende seisma? No vaata, siin ongi see, eks ole, aspekt, et kui esiratas suitsetad vastu asfalti, siis siin saad kubet suitsetada. Mina istun siin peal ja läheb põlema, et ülikõva on, aga ärme seda praegu kohe proovi, et võib-olla lihtsalt... Pärast istu kaamera kinni paneme. Jaa. Nii, aga mis ma tegema pean siis nüüd? Kui sa paned jalad siia peale... See hakkab liikuma. See hakkab liikuma, aga vaata, ära hoia jalgu niimoodi krampis, siis sa sõidad otse, eks ole. Vaata, sealt sa pead pöörama tegelikult, aga kui sa hoiad jalgu niimoodi sirgelt, siis sa ei pööra, siis sa sõidad otse. Tahaks loota, et ühtegi autot ei tule. Ja ega siin midagi muud ei ole öeldagi, näed siit... Ma juba kardan tegelikult, see asi treffi nii soojaks nagu, et... Siit läheb, eks ole. Ossa ei ütte. Ma sõidan sellega. Ma ei tea, kas te kuulete mind, aga ütleme niimoodi, et oleks pidanud prillid ette panema, sellepärast, et sääsed lendasid silma juba, et see asi tõesti liigub päris kiiresti. Ja ega see pööramine on niisugune, et tuleb jalgadega keerata, ega see midagi ei ole. Et tegelikult võiks käed lahti sõita. Võikski, kus see meenutab mulle ühte lugu, sa rääkisid midagi lennukiga seotud. Ja, lennukiga samamoodi, vaata, kui sa vajutad paremat jalga ette, siis sa keerad paremale. Siin on ka nii, et kui sa vajutad paremat jalga ette, keerad paremale, vasakut jalga ette, keerad vasakule, siis ta nagu kaldub. Et ta isegi nagu rohkem isegi võib-olla tsikli hõnguga nagu juhitavuselt aparaat kui jalgratas. Absoluutselt, aga jalgrattaga on siin ühist võib-olla ainult see esirehv nagu natukene. Kindlasti sina kui elektriautode selline entusiast ju tead täpselt, palju siin üldse kilovette sees on ja on see üldse oluline, ma ei tea, aga igal juhul edasi liigutada küll päris hästi nagu. Ma ei täpselt enam ei mäletagi. Kilovatt oli see mootor ja siis akust tuli pauku välja vist umbes kilovatt-tunni jagu. Aha. Nii et ja sellega siis me saime oma tiiru ära sõita, mis oli meil täna 70 kilti ehk et 75 kilti on selline keskmine ulatus, mis aparaadile lubatakse ja tegelikult ei ole ta siis nüüd tehtud sugugi ainult üks ja meie sõidame ja laiame, et seda varsti ikkagi saab osta. Ostaksid sa selle, Glen? Traditsiooniline lõpuküsimus. See ei ole lõpp, mul on veel paar küsimust. Ma olen mõelnud uue lõpuküsimuse välja. Sa pead ootama seda. Ma pean ootama seda, kas ma ostaksin selle. Aga ma vastan seda päris lõpus. Aga hea. Kuulen neid teisi küsimusi veel. Mis see maksab ja millal ma sellega uuesti sõita saan? Sõita saad väga lihtsalt. Võin sulle kohe praegu pakkuda. Annan 10 minutiks sõita, annad mulle 2000 eurot. Ja tahad 20 minutit sõita, annad 4000 eurot, väga lihtne. Aga sootsamaks ei lähegi nagu? Ei lähe sootsamaks, aga samal ajal, kui sa tahad seda osta, siis mina siin ei tegele selle poolega. Eesti mehed ehitavad, koduaadress või kodulehe aadress on praegu näha. Poodi ma ei saagi minna ostma seda täna? No veebist võtad ühendust ja 3500 lubatakse praegu siis selle hinnaks. 3500. Minul on 2500, sul on 3500 nagu. Ja, aga vaata, mul on ka selles, jalg tuleb, praegu ei ole jalga. Ja samal ajal ikkagi hind, läbisõidu hind, 100 kilti, 16 senti. Nüüd sa võid arvutada, palju mahub sinna kuskile sisse neid kilomeetrid. See on tegelikult ju... Palju ma 1 eurosesse on sõita siis? No, mingi 500-600 kilomeetrit. Kurat, aga see on jälle odav siis. See on odav, nii et odav ratas tuleb nii välja, eks ole. Minul on ka nagu kallis ratas, natukene odavam ratas kui sinul. Nii. 2500. 2500 on ikkagist nagu kallis ratas või? See on kallis, jah, aga siin on... Pigem sellega võrrades odav. Vaata, siin on ka see vahe, et siin ma ei tee mitte midagi. Ma võin põhimõtteliselt, kui ma olen selle raha ära kulutanud, siis ma võin nälgida edaspidi, sest et mul ei ole enam vaja musklit jalas. Aga siin on vaja sul kogu aeg vändata siiski, eks ole, sest et
muidu see ratas ei liigu üldse. Seda teada, et mul müsli peale kuluks siis kulub vähemalt mõni 1000 eurot ikkagi ära ja sa ei saa ju siin keerata nii-öelda rulli või vajutada nuppu, et ratas sõidaks. Seda küll, tõsi. Ja samal ajal, kui tundub, et ikkagi jääb raha üle, võib alati pöörduda minu poole 10 minutit, 2000 eurot, 20 minutit, 4000 eurot väga lihtne. Ja nüüd ma küsin selle lõpuküsimuse, mis ma uuesti välja mõtlesin, siis uue küsimuse tähendab, kas sõidame veel? Sõidame veel. Sõidame.